Tere head vaatajad! Algab selle hooaja viimane saade. Tänases saates saame teada, kuidas läks G2 õpilastel praktilistes töödes ja õpilasfirmade loomisel. Kuuleme ka, mida õpilased suvel teha plaanivad ja Kristjan Kundla viib meid lõbusale ekskursioonile kooli lauaruumidesse ja keldrisse. Esimesena on teie ees praktilised tööd ja õpilasfirmad ning saame teada, kes oli tegelikult Freco küünalde idee autor. Minu tööteema on 100 aastat modernne tantsu arengut läbi autori keha. Siis minu töö eesmärgiks oli näitada meie õpilastele ja õpetajatele modernne tantsu arengut videonäituse abil. Ma ei tea, ma lihtsalt istusin kodus üksinda ja mõtlesin, millest ma kirjutan. Ja siis tuleb see mõte, et ma võin teha videonäitus modernne tantsust. Töötate ja veel kord töötate. Ma sain teada rohkem modernne tantsu ajaloost ja koreograafidest. Üks koreograaf, kelle nimi on Rodolf van Laban, ta tantsis ilma muusikata. Minu uurimuste teemaks on Kohtla-Järve gümnaasiumi gümnasistide esinemishirmu põhjused ja nende ülesaamise võtted. Eesmärgiks on tutvustada inimestele, eriti meie õpilastele, siin gümnasistidele, et milliseid erinevaid viise on esinemishirmu leevendamise põhjuseid on olemas, et nad saaks neid kasutada näiteks, kui nad peavad kuhugile esinema minema ja siis ka muidugi anda ka näiteks teada neile, et mis nende põhjused näiteks on. Kindel planeerimine, oma aja planeerimine on väga raske selles mõttes, et peab ikka vaatama, et sa toppama ei jääks, sellepärast, et kui näiteks sul on juba mitte arvestatud teine seminar, nagu näiteks mul on, eks ju, siis asi läheb väga kiiresti käest ära. Planeerige oma aeg ära ja valige praktiline töö, sest see on lihtsalt, see on palju parem minu arvates. Meie õpilasfirmas on 4 liiget, need on mina, Angelina, Alex ja German ja meie tegeleme soojavahast küünalde valmistamisega. Meie eesmärgiks oli välja mõelda sellist nime, mis peegeldaks meie toodet ja ka meid ise. Esialgu me proovisime moodustada nime meie nimede esitähtedest ja tulid sellised nagu Saga või Casa, aga see variant meile ei sobinud. Nii et me ühendasime ingliskeelsed sõnad freedom, candles ja cooperation ja nii tuligi see Freco nimetus. Mina olen firma tootmisjuht ja minu ülesanneteks on vastutada toode kvaliteedi eest, tegeleda materjalide sisseostuga ja koordineerida tootearendust, et meie toode oleks veelgi kvaliteetsem. Selle idee peale tuli Alex ja eelmisel kevadel ta pakkus meile kaasa lüüa ja me võtsime seda ettepanekut väga entusiastiliselt ja nii algaski meie firma tee. Meeskonnas ma tunnen ennast toetatuna, kõik kuulavad teineteist ja aitavad. Mul väga vedas meeskonnaga ja ma olen väga tänulik, et mul on võimalus töötada selliste lahedate inimestega. Ma arvan, meil on kõigil tööülesanded jaotatud enam-vähem võrdselt ja oli ka nii, et õppeaasta jooksul meie ülesanded vahetusid või sulandusid. Näiteks esimesel poolaastal me valmistasime küünlaid terve meeskonnaga ja teisel poolaastal sellega tegelesid juba rohkem Alex ja German. Või et ma tihti aitasin Angelinat, turundusjuhi ülesannetega pildistasin toodet, lõin tootekirjeldusi ja aitasin ka valmistada meie Instagrami profiili. Seoses uurimistööga ma ütleks, et on oluline valida sellist teemat, mis sind kõnetab ja millega sul on huvitav tegeleda, sest sellisel juhul sul ei teki probleeme motivatsiooniga ja kolokviumites oled julge oma töö tutvustamises, sest sa tead, millest sa räägid ja oled kindel omas töös.
aga kui rääkida õpilasfirmast, siis kõige tähtsam, ma arvan, on valida õige meeskonda, sest vastasel juhul sellest tulenevadki kõik need konfliktid ja probleemid, kui te lihtsalt ei oska omavahel kokku leppida ja suhelda. Ja kindlasti peab õppima ka koostööd tegema, sest kui teil on kõik hästi, siis see on üks asi, aga kui tekivad vastuolud, sellel hetkel pannakse proovile sinu võimet rahulikuks jääda ja diplomaatiliseks. Täname heade nõuannete eest. Järgmisena saame teada, et õpilased suvel mitte ei puhka, vaid teevad tööd. Tere, mina olen Meri Kessel-Kütt. Ma olen G2 etenduskunstide õpilane. Minu nimi on Nessa Žukova, ma olen G1 õpilane ja etenduskunstid. Tere, mina olen Anastasia Hrantsova, G2 etenduskunstide mooduli õpilane. Loodetavasti väga lõbusalt, palju rohke jäätisega. Ma tahan väga palju jäätist süüa ja päikest saada. No mina planeerin töötada ja puhata, proovin ka. Suvel ma lähen töötama. No võib-olla ma kohtun sõpradega. Päikesepõletus. See tuleb nii kiiresti lihtsalt. Ma kardan päikest, aga ma armastan seda samal ajal. Miinuseid, et see suvevaheaeg on väga väike. Ma ei tea, pole. Jaanipäeva. Ma arvan, et ma ootan lihtsalt puhkus, nagu näiteks mere ääres. No ma ootan oma sünnipäeva. Ma ei tea, võib-olla ma teen mingi pidu. Ma lähen mini-ernakesele. Ja ma lähen laagrisse, aga mitte nagu laps, aga nagu töötaja. Ei, ma ei lähe laagrisse, ma lähen töötama. Ma arvan, et lihtsalt puhata, naudida oma puhkust ja veel puhata. Kuigi see läheb väga kiirelt mööda, siis iga päev peaks ikka midagi tegema, et midagi lõbusat niimoodi, et see jääks meelde. Isegi siis, kui terve päeva lihtsalt, ma ei tea, istud arvutis või sööd jäätist voodis üksinda nuttes. Puhkuge. Lihtsalt puhkuge, nautige elu ja kõik. On tore teada, et meie kooliõpilased on ka suvel aktiivsed. Viimasena tutvustab Kristjan meile kooli Laurumäe ja keldrit ning saame teada, kus asub IT-juhi droon. Tere, oleme meie safari retkega jõudnud abiruumi juurde ja kohe lähme vaatame sisse. Tulge minuga. Kohe alustuseks suusad, mõnusad, talveaega ootamas, suusakepid kõik, näed, trummid toredad. Väga hea. Näed, tõrvikud, igasugust huvitavat pudi-padi leiab siin. Äkki lähme alla ka? Alla on midagi. Kui me nüüd siit mööda saame, võt need ratas üks, ära peidetud siin kellegi isiklik võib-olla. Vaatame allapoole, mina näiteks ei ole lihtsalt käinud varem. Appi kuidas ma olen, mis asja, mida ma räägin siin? Näed, värvid. Mikrofon juhe juhet, natukene väga hästi juheme. Ossa. Väga huvitav kujundus meil, võib-olla saab lage näidata, laes on munakarbid, et väga huvitav audio, võib siit saada selline kohe teistsugune. Jah, et siin peaks bänd käima koos, ühtegi bändi liiget ega trummi ega muud asjad riistama siin ei näe. Sinna me ei saagi sisse, nii et see uks jääbki meile suletuks kahjuks. Mis meil siin on? Elektrit saab mõnusalt, bändid, kõik trummid vajavad ju elektrit, nagu me kõik teame, on ju. See, ma ei tea, vaatame, kas kaardike töötab ja töötab. Ja vaatame, mis siin sees on. Siin on kõigi nende 300 õpilase tool, kes meil peaks koolis olema. Kõik on ära pandud. Giljotiin on see, mis asi, ongi giljotiin või? Jah, siin on, sellega võetakse pea maha õpetajatelt, kes või õpilastelt, kes ei õpi hästi. Serveriruum.
igaks juhuks ei puudu. Siit, kui mõni juhe välja tõmmata, siis fun, väga fun. Näed, toru. Seal tuleb midagi. Siin IT-juht istub, IT-juhi troon. Arvutit toetab siia peale ja siin ta niimoodi töötab ilusti, et juhtmed ühendab ära ja saab nett otsa siit netikapist tuleb. Kotid. Ma ei tea, mingi puru täis. Ei oska öelda. Lähme nüüd. Üks koht ootab meid veel. Siin. Nii, saame kohe võtta Vox Populi. Kas teie teate, mis seal ukse taga on? Ei tea. Instrumendid, kohe lähme vaatame, kas on ka instrumendid. Ja siin peaksid olema automaatsed tuled, nii et kui ma siia sisse kõnnin ja saagu valgus ja ongi nii. Ja ongi siin igasugused instrumendid nagu Metal Paint, põrandapesuvahend, minu lemmik instrument. Mis meil on siin veel? Noh, jah. Väga vajalik asi. Õpilased jälle midagi ära lõhuvad. Tuleb parandama minna. Tublidel töömeestel siit hea võtta. Vahukoort natukene. 10 centimeetrine puudops. 10 centimeetrine. Vot. Siflet. Vana hea siflet. Lemmik lihtsalt. Sul palju asju, midagi ei ole öelda selle kohta. Oota. Nurgas. Klaver. Et siis koolibänd, ma olen avatud pakkumistele, et võin mängida klaverit. Okei, ma tegelikult tean küll, see on viiul. Meie ringkäik, safari, kooli tagaruumides, kuhu kõik õpilased võib-olla sisse piilunud ei ole, lõpetada. Et jah, et tore, et vaatasite ja. Aitäh vaatamast! Soovime teile head suve!